Okei, räägime natuke andmetest. Tänapäeval, iga rakendus, iga server, iga seade toodab ju täiesti meeletus koguses infot. Logid, meetrikad, igasugused sündmused, see on nagu pidev andmete tulv. Ja nüüd see suur küsimus, kuidas sa sellest tohutust mürast leiad üles just selle ühe asja, mis on päriselt oluline? Selles lühikese ülevaates vaatamegi ühte tööriista, mis aitab just selles kaoses natukenegi korda luua. Ja see ongi tegelikult see kõige põletavam küsimus, eks ju. Kujuta ette, su serverid, nad lihtsalt toodavad andmeid lakkamatult. Iga sekund võib-olla 100 000 uued logiread ja sa tead, et kuskil seal ridade vahel peitub see kriitiline info. See on see veateade, mis su rakenduse kohe-kohe maha võtab. Või on see mingi peenmärk turvarikkumisest? See on olemas, aga kuidas sa selle sealt mürasest kätte saad? Vaata, see siin ongi see reaalsus. Enamik tooreid logisid näevadki välja täpselt sellised. Üks suur segane struktureerimata tekstimass. Ja nüüd mõtle korraks. Sa peaksid siit käsitsi midagi otsima. Ja mitte ainult ühte serverist, vaid ütleme 10 või 100. See on ju täiesti võimatu ülesanne. Aga vot täpselt seda probleemi hakkamegi kohe lahendama. Ja siin astubki lavale meie loo kangelane. Kui sinu probleem on andmekaos, siis lahenduse nimi on Logstash. Ja kõige lihtsam viis sellest mõelda on, kujuta ette, et see on nagu universaalne tõlkija, aga mitte keelte, vaid andmete jooks. Okei, aga mida see Logstash siis täpselt teeb? Põhimõtteliselt on ta nagu andmetöötluse mootor. See haarab ühte otsast sisse selle kaootilise struktureerimata andmesodi, teeb sellega midagi väga kasulikku, näiteks puhastab, rikastab, korrastab ja siis teisest oksast sülitab välja ilusa struktureeritud kujul, sellisel kujul, millest saavad aru nii masinad kui ka inimesed. Aga kuidas see tõlkimine siis päriselt käib? Logstashi süda on tegelikult üllatavalt lihtne ja loogiline. Mõtle sellest kui andmete konveierliinist. Ja sellel konveieril on 3 väga selget etappi. See konveier on tõesti väga loogiline. Esiteks, sul on input. See on see koht, kus andmed sisse voolavad. Siis teiseks tuleb filter. Vot see on see koht, kus toimub kogu maagia, kus sellest kaosest tehakse kord. Ja lõpuks 3. on output, kus need ilusad puhastatud andmed saadetakse edasi oma sihtkohta. 3 sammu. Lihtne, loogiline ja uskumatult võimas. See sisendi osa on tegelikult väga paindlik. Logstash võib näiteks lugeda logisid otse failist sinu serveris või ta võib kuulata mingit kindlat võrguporti või, mis on väga levinud, ta võib võtta andmeid vastu spetsiaalsetelt väikestelt andmekogujatelt, aga nendest räägime kohe natukese aja pärast lähemalt. Nii, nüüd see filtri etapp. See on see koht, kus Logstash tõlisest särab. See on, ütleme nii, kogu selle süsteemi aju. Just siin muudetakse see segane tekstipundar, mida me alguses nägime, ilusateks eraldi siltidega varustatud andmeväljadeks. Ja lõpuks väljund, kui andmed on ilusasti töödeldud, puhtad ja korras, saadab Logstash need edasi. Kõige levinum sihtkoht on muidugi Elasticsearch, aga see pole kindlasti ainus variant. Sa võid need andmed saata ka mõnda teise süsteemi või isegi lihtsalt faili salvestada. Okei. Me oleme mitu korda maininud, et filtri etapis toimub maagia. Nüüd on aeg kardin ees tõmmata ja vaadata, mis sealt taga on. Ja selle maagia taga on Logstashi kõige olulisem ja võimsam filter, mille nimi on Grok. Vaatame nüüd ühte täiesti tavalist Apache veebiserveri logirida. Siin on tegelikult peidus tohutult kasulikku infot, eks? IP-aadress, kuupäev, mis meetodid kasutati, mis oli staatuskood, aga probleem on selles, et see kõik on lihtsalt üks pikk ja segane tekstijupp. Kuidas sa saad siit kätte ainult staatuskoodi või ainult IP-aadressi? Ja voilà. See ongi see, mida Grok teeb. See võtab selle ühe krüptilise tekstiria ja lammutab selle laiali ilusateks struktureeritud võtiväärtuspaarideks. Nüüd on meil eraldi väljad nagu client IP, metod ja staatus. Ja nüüd on andmetest arusaamine ja nende otsimine imelihtne. Sa saad küsida asju nagu, kuule, näita mulle kõiki päringuid, mille staatuskood oli üle 400. Aga kuidas see imetrik siis töötab? Tegelikult on asi lihtsam, kui arvata võiks. Grok kasutab valmis tehtud mustreid. Näiteks on olemas muster nimega %IP, mis tunneb alati ära IP-aadressi või %number, mis leiab üles numbri. Ja sinu ülesanne on lihtsalt panna need mustrid kokku nagu Lego klotsid, et kirjeldada oma logirea struktuuri.
sa ütled talle põhimõtteliselt, kõigepealt tuleb IP, siis mingi sõna, siis veel üks sõna, sina kirjeldad mustri ja Grok teeb kogu raske töö sinu eest ära. Okei, Logstash on ilmselgelt väga võimas, aga siin tekib üks uus ja päris suur väljakutse. Mõtle korraks, mis siis, kui sul pole mitte üks, vaid 100 serverit ja nad kõik toodavad logisid? Kas sa tõesti peaksid igale neist paigaldama selle suure ja üsna ressursinõudliku Logstashi mootorit? Ja see on skaleeruvuse seisukohast täiesti kriitiline küsimus, sest olgem ausad, Logstash vajab oma töö tegemiseks päris korralikult nii mälu kui ka protsessori jõudlust. Kui sa paneksid selle igal oma serverile, no see oleks lihtsalt kohutavalt ebaefektiivne ja koormaksu süsteeme täiesti asjatult. Ja siin tulevadki mängu meie järgmised tegelased, Beats-agendid. Kõige lihtsam on neist mõelda kui Logstashi pisikestest kerkakaalulistest abilistest. Iga Beat on spetsialiseerunud täpselt ühte tüüpi andmete kogumisele ja teeb ainult seda ühte asja, aga teeb seda uskumatult efektiivselt, kasutades minimaalselt serveri ressursse. Ja see Beatside perekond on tegelikult päris suur. Kõige tuntum on ilmselt FileBeat. Tema töö ongi logifailidel silma peal hoida. Aga siis on olemas näiteks MetricBeat, mis kogub süsteemi mõõdikuid nagu protsessori või mällukasutust, või PacketBeat, mis analüüsib võrguliiklust, ja neid on veel. Mõte on selles, et iga ülesande jaoks on olemas oma spetsiaalne kerge agent. Ja see pilt siin võtab selle eelise ideaalselt kokku. Vaata vasakule, see on see raske ja ebaefektiivse mudel, kus Logstash on igal pool. Ja nüüd vaata paremale, see on palju nutikam lahendus. Kerged Beats-agendid on igas serveris ja nemad teevad ainult kogumistööd. Ja siis nad saadavad kõik andmed ühte kesksesse Logstashi, mis teeb ära kogu selle raske töötluse. See on skaleeruv, see on töökindel ja see on lihtsalt palju efektiivsem. Okei, nüüd on meil kõik pusletükid laual, paneme need kokku ja vaatame, milline näeb välja ühe andmeühiku teekonda algusest lõpuni. Nii, võtame selle siis lühidalt kokku. Kõik algab kergetest Beats-agentidest, mis istuvad su serverites ja koguvad andmeid efektiivselt otse allikast. Nemad saadavad oma saagi edasi kesksesse Logstashi. Seal teeb võimas Grok-filter oma töö ja muudab selle toore info ilusateks struktureeritud andmeteks. Ja lõpuks output-etapi kaudu saadetakse need korrastatud andmed näiteks Elasticsearchi, kus sa saad nendega päriselt midagi tarka peale hakata. Otsida, analüüsida, visualiseerida. See ongi see tervikpilt, see ongi see elegantne ja skaleeruv lahendus. Sest lõppkokkuvõttes ei ole asi tegelikult üldse tehnoloogias endas. Asi on selles, mida sa sellega peale hakkad. Sinu andmetesse, sinu logidesse on peidetud lugusid. Lood sinu rakenduste tervisest, sinu kasutajate käitumisest, võimalikest ohtudest, need lood on seal olemas. Ja tööriistad nagu Logstash ja Beats annavad sulle lihtsalt võimaluse neid lugusid kuulata. Nii et küsimus on lihtsa. Kas sa oled valmis kuulama?